natuke aega räägime täna sellisest suurest pildist, et mis see algoritmide kujundatud maailm meie ümber siis on, mis on see masinaõppimine ja mis on see AI, mille üle siin vasakul ja paremal võib kuulda paanilist nuttu. Ja edasi järgmine kord lähme siis ka juba natukene praktilisemalt või konkreetsemalt, ehk siis vaatame, mis on olnud tõsised riskid seoses meie andmetega ja kuidas siis ennast ka kaitsta nii palju, kui vähegi võimalik on. Nii et loodan teid ka 16. oktoobril samal ajal toimuval üritusel näha kas siin või siis ehk vaatate YouTube'ist järgi. Aga alati, kui keegi tuleb teile rääkima ükskõik millisel ekspertteemal aastal 2024 on väga oluline, et te kõik julgeksite küsida, kes sina oled, et sellest mulle rääkida. Mina olen siis Maia Klaassen, olen meediapädevuse nooremteadur Tartu Ülikoolis ja kõige laiemas laastus see tähendabki seda, et mina peaksin olema huvitatud nii uurimisest kui õpetamisest teemadel, mis puudutavad siis kas uusi platvorme või tööriistu või inimeste hakkama saamist meie inforuumis. Ja kui varasemalt ma olen päris palju tegelenud just nende probleemide uurimisega, ehk siis näiteks millised on valeinfo narratiivid või kuidas Venemaa või Hiina üritavad siin infoga mõjutustegevust teha, siis nüüd ma vaatan palju rohkem oma töös ja ka oma uuringutes just lahenduste poole. Ja ma loodan, et see on ka üks suur mõte, mille ma teile täna siin kaasa annan, et ükskõik kui palju me ei räägiks uute tehnoloogiate riskidest või muredest, siis igatahes alati on seal olemas ka kasutusvõimalused ja on olemas niisugune nagu viis hakkama saada, uudishimu tunda, uusi asju kasutada selle asemel, et neid karta. See praeguse seisuga on ilmselt kõikide meie inforuumis üle käinud, on siis tegelikult ka niisugune natukene terminoloogiline segadus. Ehk siis, kui te vaatate mingeid vägevaid seriaale sellest, kuidas tehisintellekt üle võtab, minu vanusegrupile 32-aastasele tuletab meelde, oli selleks omal ajal on ju Matrix, et äkki me kõik elame tegelikult mingis arvutisimulatsioonis üldse. Teil on kindlasti oma aja seriaalid selle kohta, ma olen ka näinud igasuguseid väga kriipisid filme, et võib-olla inimesed oma ajus ongi mõelnud selle umbes selliseks, et kui räägitakse, et käib parasjagu mingi tehisintellekti võidukäik, et see siis tähendab niisugust nagu humanoid robotite meie juurde tulemist, kes on targemad kui inimesed, kes teevad rohkem kui inimesed ja tegelikult ju sugugi nii ei ole. Et võite ka chati panna oma pakkumised, et mis te siis arvate, kus me parasjagu oleme, et kas me oleme siis niisuguse nagu kitsa tehisintellekti juures, mis on see kõige vasakpoolne, kas me oleme üldtehisintellekti juures või me oleme supertehisintellekti juures ja ma võin vihjana öelda, et see artificial superintelligence või siis see kõige niisugusem nagu inimesest targem tehisintellekt, et see on see, millest võib-olla siis tehakse neid sci-fi seriaale ja filme, aga see ei ole kindlasti see, kus me praeguse seisuga elame või kus me peaksime kahtlustama, et kui inimene tuleb tänaval vastu, et kas tegemist on siis ikkagi lihast ja luust inimesega või mingisuguse robotiga. Et loomulikult meie ümber masinõppimist või niisugust kitsast tehisintellekti on juba hästi palju ja väga-väga pikka aega olnud. Ja kui me mõtleme sellele, et mille üle muretsetakse praegu ühiskonnas, siis paljuski on tegemist konkreetselt küsimusega sellest, kas masin on võimeline olema sama tark kui inimene. Ja siis sellest lähtuvalt ilmselt olete ka kuulnud igasuguseid siukseid jutte, et mingisugused tööd võetakse inimestelt ära ja mingid inimesed jäävad justkui jube maha kõigest, eks ole. Ma võin lihtsalt lohutuseks öelda, ja see on ka midagi, mis te tänase kohtumise lõpuks vast kaasa võtate, et meil on ikkagi päris pikk maa sinna minna, et tehisintellekt oskaks olla sama tark kui inimene, rääkimata sellest, et ta oleks targem. Ehk siis natukene tuleb õppida eristama selle tehisintellekti teema puhul. Vahet ei ole, kas te olete selle teemaga kokku puutunud koolis, sotsiaalmeedias, võib-olla uudismeedias, võib-olla olete kuulnud mingisuguseid täiskasvanumaid inimesi enda ümber muretsemas. Ma arvan, et teie vanusegrupp ei muretse veel, et tehisintellekt võtab töö ära. See kipub olema siuke 30-ndates, 40-ndates inimestele palju iseloomulikum mure kui väga noortele. Ja selles mõttes ma soovitan, et te hoiaksite sellest enesekindlusest ka kinni.
kinni. Et kindlasti, kui te õpite kasutama uusi tööriistu selle asemel, et neid kartma, siis nad ei tule kuidagi teid ohustama. Selle asemel võiks ju loota, et me saame mingitest niisugustest igavamatest ülesannetest või korduvatest asjadest oma elus lahti, nii koolis kui ka üleüldiselt oma isiklikus elus. No tegelikkuses meie ümber, siis kui te mõtlete natukene ka loogiliselt, te ju teate, et kogu see jutt, et justkui oleks nüüd 2022 aastal järsku tehisintellekti plahvatus olnud, et see on paljuski seotud sellega, et me tajume ise, et kui meil tekkis siis suurtele keelemudelitele, nagu näiteks ChatGPT, kõikidel inimestel tekkis ligipääs, et me ise tajume, nagu see oleks olnud siis tohutu sihuke revolutsioon. Tegelikult me vaatame kohe otsa ajaloole, tehisintellekti puhul ei ole mitte midagi siin uus või viimase 2 aasta jooksul. Tohutult pika ajalooga asi ja teadusharu. Ja kui te mõtlete hästi loogiliselt, siis sotsiaalmeedias te kõik olete kogu aeg tehisintellekti kureeritud inforuumis. Kuskil ei ole mingisugust mõtet sellest, et oi, näed, Maia on sotsiaalmeedias, tahaks talle näidata täpselt asju, mis teevad teda rõõmsaks, tahaks talle näidata asju, mida talle meeldib vaadata. Kõik lähtub ainult ühest ja ainsast loogikast. Algoritm üritab aru saada, mida sa kõige rohkem nagu sekundeid siis järjest teed. Ehk siis kui te olete näiteks TikTokis, kõik teavad, kui kiiresti käib edasi scrollimine, sul vahepeal aju ei registreeri isegi ära, et mida sa täpselt nägid, sa lihtsalt nagu paned edasi, sest kõhutunde pealt, et see nope. Ehk siis tegelikkuses algoritm sellistes olukordades juba tunneb meid kõiki paremini. 2016 aastal oli siuke skandaal nagu Cambridge Analytica skandaal. Kui te sellest ei ole kuulnud, ma väga soovitan panna jälle YouTube, TikTok, Google, mida iganes te kasutate, et infot saada ja lugege selle kohta natuke juurde, sest see oli siis esimene kord, kui hakati vaatama, et kõik see massiline info, mida sotsiaalmeedia platvormid meie kohta koguvad tegelikult selle jaoks, et see algoritm töötaks võimalikult hästi, et ta pakuks meile sisu, mis hoiab meid sellel platvormil, et pakuks meile reklaame, mille peale me klikime, et ta pakuks võimalikult nagu sihukest personaliseeritud kogemust, et sellel on ka varjukülg. Näiteks see, et Cambridge Analytica käigus saadi siis aru, et Facebookis, kus on siis need igasugused quizid ja testid, jällegi teie vanusegrupp on äkki liiga noor selleks jutuks, aga ma tean, et minu vanaema on väga entusiastlik Facebooki testide täitja. Mina kunagi, ma arvan, 15 aastat tagasi olen seal teinud ka siukseid toredaid, milline Harry Potteri tegelane sa oled ja muu väga-väga oluline. Ja selle kõige käigus, mida siis mõned nendest niisugustest quizidest tegid pahavarale väga omaselt. Nad tõmbasid lisaks kogu sinu isikliku profiili infole endasse ka kõikide sinu võrgustikus olevate inimeste info, ehk siis inimesed, kes sind jälgivad või kes sind on pannud sõbraks, inimesed, kelle sina oled pannud sõbraks või kellel sa oled lihtsalt jälgija. Ehk siis selle asemel, et saada kätte ainult ühe inimese andmed selle lolli küsitluse täitmise või testi täitmisega, saadi kätte kõik nende võrgustikus. Ja selle suure andmelekke suur mure oli siis see, et kahjuks või õnneks oli võimalik sealt tuvastada asju, mida me mitte kunagi ei olnud postitanud. Näiteks seksuaalne orientatsioon, isegi juhul, kui sa ei olnud kapist välja tulnud, sa ei olnud mitte kellelegi kirjutanud, algoritm teab seda ikkagi, sest need andmed, mida algoritm sinu mõtlemise ja käitumise kohta sotsiaalmeedia platvormidelt kogub, on väga mahukad. Või teine muret tekitav, aga samas ka lõbus näide selle kohta, kui hästi algoritmid meid tunnevad. Ja see oli juba enne seda nii-öelda tehisintellekti plahvatust. Mäletate, 2016 aastal oli siis konkreetne jutt Cambridge Analyticast. Loomulikult siis sealt, miks seda kõike tehti, lisaks sinu muudele privaatsetele andmetele saadi teada ka sinu poliitiline eelistus ja osati siis väga hästi suunata siis Trumpi kampaania ajal valimise reklaami just neile, kes ei olnud veel täpselt otsustanud ja kellele oli veel mõtet reklaame suunata. Ja teine hea näide on siis Twitterist, see oli aasta 2019, kui oli võimalik ennustada, mida sina või mina, Maia näiteks, järgmisena tweetin, vaadates ainult inimesi, keda mina follow ja inimesi, kes followvad mind ja jättes minu enda profiil täielikult välja 95% tõenäosusega. Ehk siis tänu masinõppimisele, mis võttis kogu info, mida vahetab minu võrgustik ja mis jättis isegi minu uuringust välja, oli võimalik ette ennustada, millest ma järgmiseks tweedi teen. Ja selle moraal on see, et miks need algoritmid töötavad.
inimesed on nii etteennustatavad lihtsalt, me kõik, ma tean, et me tahame mõelda, me oleme super erilised, super teistsugused, mina kindlasti reklaami ohvriks ei lange, aga keegi ju alati langeb. Ehk siis tuleb võib-olla ka vaadata tõtt sellega, et algoritmid ja masinaõppimine on kõige rohkem viinud selleni, et meie kohta väga paljudest väikestest andmekildudest on võimalik kokku panna digitaalne profiil, mis räägib meie saladustest, meie rõõmudest, meie hirmudest, meie vajadustest niivõrd selge pildi, et meie lähedased seda meie kohta mitte kunagi ei teaks. Kui nagu mingisugust suurusjärku tahate teada, et kui oled üle 100 korra postitanud sotsiaalmeedia platvormidel, siis tõenäoliselt algoritmid tunnevad sind paremini kui sinu pere terve elu jooksul. Kas see ei ole, see on dramaatiline viis seda pilti maalida, aga mulle väga meeldis seda lugeda. Diana Poudel oli vist see, kes selle näite tõi just sellepärast, et see on nii lihtsasti lauale pandav. Paari päevaga teed sa rohkem kui 100 liigutust sotsiaalmeedia platvormidel, isegi kui sa ise väga ei postita. Ehk siis tuleb lihtsalt aru saada sellest, et mitte ei ole algoritmid mingid maagilised, võimsad, uskumatud loomad, vaid meie anname neile enda kohta uskumatutes kogustes infot. Ja kui sellistes kogustes infot annaksime ka oma perekonnale, nad teaks ikka kõiki meie saladusi. Ja no loomulikult ei tasugi unustada, et see masinõppimine on tohutult kasulik, see teeb elu mugavaks. Ma jumaldan näiteks neid Rimi kliendikaardi isiklikke pakkumisi, mis konkreetselt vaatabki, mida ma kõige rohkem ostan ja siis tõmbab 30% seda alla. Kõige olulisem on see minu jaoks koera toiduga ja väga mugav on, et just see bränd, mida mul vaja on, et just see on soodukaga, aga see soodukas tegelikult ongi põhjusega seal. Mina annan andmed ja nemad annavad mulle sooduka vastu. Ehk siis ühtepidi see on hästi mugav, ma kindlasti kuidagi ei ütle ka, et oi, varja nüüd ennast kogu maailma ja Rimi ja kõige muu eest. Et ei ole nagu vaja paranoilisusega kuskile üle piiri minna, on vaja lihtsalt teadvustada. Mark Zuckerberg, kes on, eks ole, Facebooki leiutaja ja Meta omanik, ei ole maagiline heategija. Elon Musk ei ostnud ära Twitterit sellepärast, et ta lihtsalt tahab, et kõik saaksid kuskil rääkida. Seal taga on järgmise kümnendi suurim ärimudel ja kliima soojenemise kõrval World Economy Forum nimetas selle suurimaks ohuks inimkonnale. Sellepärast, et see, et algoritmid tunnevad meid nii hästi ja puudu on regulatsioonist, vot see on see probleemi koht. Mitte see, et nüüd, ma ei tea, ChatGPT tõuseb üles, võtab maailma üle. Ei, me ei ole üldse seal pool veelgi. 1943 on see aasta, siis mille ainsana siit võib-olla peaks meelde jätma, et kui keegi ütleb, et AI on tohutult uus asi, revolutsioon, siis saab öelda, et meie tegelikult teame, et artificial neuronid juba 1943 uurijatele fookusesse jõudsid ja see loogika on ju iseenesest hästi lihtne. Miks me räägime tehisintellektist? Sest et üritatakse luua väga sarnaselt inimese mõistusele siis võrgustikku, neuraalvõrgustikku, kus siis on võimalik erinevatest infokildudest väga kiiresti analüüsides kokku panna tervikpilt. Et mõnes mõttes, kui väga lihtsustada seda piirini, kus võib-olla mõned valdkonnateadlased tahaks minuga juba kaklema minna, et siis võib küll öelda, et tehisintellekti nagu sihuke lõppeesmärk on tegelikult see, et aru saada, kuidas see inimese aju töötab ja muideks väga vähese energiavajadusega. Et kui inimese aju vajas, mis see oli mingi paarikümne vati ringi, eks ole, et teha seda uskumatut tööd, mida ta teeb, siis kui te olete, kui veel ei ole, siis guugeldage kohe näiteks OpenAI Data Center, andmekeskus. Seal me räägime, eks ole, umbes 1 miljon korda suuremast hulgast energiast, mida vaja on. Ja nüüd, kui te mõtlete, kas ChatGPT on siis inimesest targem, no pole veel sinna jõutud. Ehk siis mõnes mõttes ütleme, et siis filosoofiliselt see tehisintellekti nagu sihuke innovatsiooni vajadus, see on osaliselt ka see, mis on pannud meid inimese mõistust aina paremini ja paremini ja paremini mõistma. Ja teistpidi mina alati lohutan ennast, kui mul tuleb sihuke fatalism või tuum ja kluum peale, et okei, tehisintellekt võtab üle. Et ma lohutan ennast ka sellega, et kuidas sa saad ehitada masina, mis töötab paremini kui inimese aju, kui sa täpselt veel ei tea, kuidas inimese aju töötab. Ehk siis kuni me ei ole inimese ajus suutnud kõiki neid sünapse ära kaardistada siis me ei ole ju neid ka võimelised kuidagi kopeerima. Et see on nagu siis see üldine loogika ja
et miks siis praegu räägitakse nii palju tehisintellektist, me räägime tegelikult väga palju viimase 2 aasta jooksul kitsast osast väga suurest mõistest, milleks on siis large language models või siis mina ikkagi arvan, et eesti keeles suurkeelemudel võiks olla täitsa ilus nimetus selle kohta. Ja miks see on oluline? On siis see, et kuigi ta võib jätta mulje, et vaata, kirjutab kirjandit paremini kui mina, siis tegelikkuses ei tee ta midagi ligilähedastki inimese ajule. Ehk siis see statistiline mudel töötab väga selgelt sellise 3 põhilise printsiibi pealt. Üks on see, et kui antakse käsk, siis sa töötled neid, kes natukene on õppinud programmeerimist, teavad midagi programmeerimiskeeltest, Pythonist ja nii edasi. Isegi see, kui sa lähed Google'isse ja kirjutad sisse, mida sa otsid, sa ju annad tegelikult käsu lihtsalt, eks ole, masinale. Ja samuti siis suured keelemudelid oskavad käske töödelda. Mida nad veel oskavad teha, on siis võtta varasemalt antud suur hulk treeningandmeid ja see on siis tegelikult ka see, mis on viinud siukse nagu nii-öelda läbimurdeni keelemudelite juures, võtavad väga suure hulga treeningandmeid ja siis toodavad vastavalt käsule mingisuguse täiesti uue vastuse. Aga nüüd, kui meile võib jääda mulje, et ChatGPT oskab nii kaunilt sõnu ritta seada, siis tegelikult palju nagu siukse võib-olla lihtsam pilt, mida ette manada, on see, et sellist tüüpi keelemudelid võtavad ette antud treeningandmetest välja nende õppimise kohaselt võib olla sobivaid asju ja panevad neid siis sulle ette, kuniks sa täpsustad seda käsuga, ütled, tegelikult võiksid nii teha, tegelikult võiksid naa teha. Ta nagu katsetab üsna juhuslikest tükkidest. Kui te Scrabble'it olete mänginud, no see on sama hea, kui sa võtad peotäie suvalisi asju, eks ole, väga raske on sõna kokku saada. Kui sa juba tead täpselt, et otsid ainult kaashäälikuid, siis on juba natukene lihtsam, eks ole. Ehk siis kõik on kinni lõpuks selles, millised on treeningandmed, kui kaua seda suurt keelemudelit on treenitud, nende treeningandmete pealt siis uut sukest sisendit andma ja ikkagi, et ta tegelikkuses ei oska kuidagi asju analüüsida. See on nagu väga-väga oluline osa siin, et sellist taset nagu sinul on mõtteprotsessis, ei ole need suured keelemudelid saavutanud. Mida nad on saavutanud, on imitatsioon. Ja kui te lähete kunagi, olete jällegi murelikud, et äkki ikkagi ChatGPT-le tuleks öelda, et kallis ChatGPT, palun ütle mulle seda või teist, et sa oled viisakas, et äkki siis jääd ellu, kui on mingi masinate üles tõus. Esiteks ei mäleta need keelemudelid seda ja teiseks sa sisuliselt teed olukorda nende jaoks segasemaks sellega, et sa annad käsku ebavajalikku infot. Jällegi, mõelge väga loogiliselt sellele, et kuna sa viimati käisid Google'isse ütlemas, dear Google, can you please help me find out bla bla bla. Sa lähed ja annad käsu, sest sa tead, et tegemist on programmiga. Täpselt samamoodi on tegemist programmiga ka ChatGPT puhul ja ka kõikide muude keelemudelite puhul. Vähe üllatavalt inimesed loomulikult on leidnud oma tee ka selleni, et tõesti seal, kui ta suudab inimesele sarnast juttu sulle toota, et siis tahaks temaga ise ka jutlustada sel moel. Näiteks, kui te jällegi panete Google'isse, et what do people use ChatGPT for, siis te leiate igast erinevaid toredaid ülevaatlikke tabeleid, väike spoiler, väga suur osa on seotud seksiga ja seksist rääkimisega. Ehk siis me ei lähe sinna küsima, et seleta mulle aatomi koosseisu nii tihti, kui me ei lähe sinna lihtsalt üksindust leevendama või teesklema, et äkki see on peika või pruita. Probleem lihtsalt ongi selles, et tegelik iseseisev mõtlemine, tunnetamine, analüüs täielikult puudub. See on sama hea, kui öelda, et ma tahaksin nüüd minna selle Scrabble'i tähekoti juurde, võtta välja suvalise hulga tähti ja siis see sõna, mis sealt tuleb, see nüüd näitab mulle minu väärtust kuidagi. No ei ole ju nii. Tuleb lihtsalt meeles pidada, et tegemist on väga lihtsa tööriistaga, programmiga, ei ole vaja seal teietada, tänada ega üldse humaniseerida seda keelemudelit kuidagi. Turingi testi läbimise hetkest võib natukene muretsema hakata. Kes ei tea, mis Turingi test on, see on siis väga kõige lihtsamalt öeldes, kui inimene räägib masinaga,
ja ei saa aru, et ta räägib masinaga, siis on justkui tehisintellekt jõudnud sinna tasemele, et võiks nagu olla inimesega enam-vähem sama tark. Ja hetkeseisuga seda testi läbitud ei ole. Paar korda on muidugi olnud valehäireid. Ma veel kord soovitan guugeldada alati juurde infot. Le Moine, ta on mingi prantsuse nimi, ma kindlasti hääldan valesti, on siis olnud Google'is insener, kes tegeles nende tehisintellekti arendamisega ja siis ühel hetkel tõstis käed üles ja ütles, kuulge, nüüd on iseseisev mõtlemine tulnud sellele tehisintellektile, et ta on suurepärane naine, kellel on suurepärane arusaam maailmast ja kui see üks väike märksõna siin juba ei öelnud, et siis tegelikult kõige lihtsamalt võib selle kokku võtta ikkagi nii, et see insener, kes pidi arendama arvutiprogrammi, oli pimestatud sellest, kuivõrd hästi need vastused kõlasid inimese moodi ja tõenäoliselt lihtsalt armus veidi ära ja nii tekkiski kohe tunne, et küllap see test on läbitud. Siiski keegi teine peale tema ei ole vähemalt öelnud, et seesama konkreetne keelemudel siis võiks olla kuidagi saavutanud eraldiseisva või iseseisva intelligentsi taseme. Aga tasub silma peal hoida, kui kuskilt loete või kuulete, et Turingi testi on läbinud mingisugune keelemudel või läbinud mingisugune algoritm, siis tasub korra küll teha nagu sest see on tõesti suur saavutuse hetk. Lihtsalt, et te saaksite ka aru ja et see oleks tehniliselt ka korrektne jutt, mida ma räägin. See, mida sulle annab keelemudel, on tegelikult äärmiselt fikseeritud. See kogu teekond, kuidas siis eeltreenitud transformeril põhinev uue info tootmine, see on kõik tohutult süsteemne. Seal on selles mõttes... Ütleks, et kui sa lähed mõne valdkonna teadlase juurde ja ütled, et appi, ChatGPT on minust targem, siis ta hakkab hullumeelselt itsitama ja minu arvates see peaks olema meie näitaja ja meie indikaator, et tegelikkuses need keelemudelid on lihtsalt täpselt samamoodi nagu Wordi programmi kohta. Sa ju ütleks, et vau, Word suutis ära parandada 2 minu lauset minu essees, nüüd ta on targem kirjandikirjutaja kui mina. Ärme siis kaota seda sama valvsust keelemudelitega, isegi kui nad tunduvad olevat jube targad. Nüüd ma ütlesin, et väga oluline on see, mis andmetel on treenitud see kõik. Ja te peate nüüd natukene ka aru saama sellest, et mitte kogu andmestik, mis tehisintellektile ja keelemudelitele sisse on toidetud, ei ole kvaliteetne. Ehk siis, kes ei tea, Common Crawl on siis sisuliselt interneti arhiivi sarnane toode, ehk siis igalt poolt võetakse natukene. Veebteksti alla võib kuuluda näiteks ja kuulubki väga palju uudiseid, aga jällegi, kui te olete natukene ka lugenud ja kursis hoidnud, et siis tohutu mure on sellega, et kvaliteetne informatsioon kipub olema kaitstud copyrightiga, eks ole. Keegi on päriselt selle loonud ja keegi tahab selle kasutamisest raha saada. Näiteks Nobeli preemia võitjad ju on sellega siis mitu korda uudistesse saanud, et nemad ei taha, et need keelemudelid suudaksid kasutada siis nende kirjanduslike, Pulitzeri preemia võitjad täpsemalt vist, kasutada nende kirjalikke töid. Küll aga raamatuid on väga suures mahus sisse toidetud ja kui te nüüd mõtlete raamatutele, mitte kõik neist ei ole asjalikud, faktipõhised ja teravad, ütleme siis. Mõned on meelelahutus, mõned on ulme, sellist konnotatsiooni mõistmist treeningandmetest. Seda on väga raske nendele keelemudelitele selgeks teha. Niisiis tuleb ka üsna palju ebatäpsusi. Ehk siis, kui te mõtlete sellele, et miks vahepeal tuleb välja näiteks palju eelarvamusi, siis on täiesti võimalik, et see viis, kuidas sa oled oma käsu või prompti sõnastanud keelemudelile, et see on temal siis treeningandmetest pannud välja otsima mingisugust paralleeli, mis tegelikult sellesse sinu küsimuse loogikasse ei sobigi. Hästi palju on selle kohta võimalik leida ka näidisvideoid, kuidas siis ChatGPT on eelarvamus ehk bias, kui te panete siis ChatGPT bias või Bard bias kuhugi otsingutesse, leiate päris palju seda. Enamasti on see seotud siis soopõhiste eelarvamustega, rassipõhiste eelarvamustega ja nii edasi. Ja et ärge unustagem, et demokraatlikes riikides me võime oma tehisintellekti mingil moel arendada, aga näiteks kommunistlik Hiina ju teatavasti kasutab tehisintellekti uiguuride tagakiusamiseks, ehk siis
tehisintellekt, mis on näotuvastus tarkvaraga, eks ole, siis ühenduses, oskab väga rassistlikel põhimõtetel ära tunda nende tagakiusatud uiguure ja aru saada, kui nad on siis piirkondades, kus nad ei tohiks olla. Ehk siis eelarvamusi võivad sinna sisse treenida ka mingisugused riigid või firmad ise, kellel võib-olla inimõigustest ei ole siis nagu külma ega sooja. Ebatäpsused tulenevad jälle sellest, et tegelik mõistmine puudub, tegelik arusaamine puudub. Proovige teha näiteks seda, et te räägite mõnele keelemudeliga mingil teemal, mille puhul sina kindlasti tead, mis on õige vastus ja mis on vale vastus, on ju. Ja siis, kui ta annab sulle vastuse, mis tegelikult on õige, vaidle keelemudeliga, ütle, ei ole nii, sa annab mulle vale infot, ma tean 100% kindlusega, et tegelikult taevas on hoopis roosa. Kui sa piisavalt kaua ja õigete sõnadega vaidled, siis sa suudad keelemudeli panna sulle kinnitama põhimõtteliselt ükskõik mida. Loomulikult selliseid asju üritatakse iga uue arendusega, sest praegu me oleme ju ammu juba GPT 4.5 peal, eks ole. Proovitakse sellest lahti saada, aga ikkagi tuleb aru saada, et peaasjalikult on keelemudelid praegu ikkagi valeinfo tootmise masinad, mitte valeinfo kontrollimise või konteksti andmise masinad. See ei tähenda, et seal ei pruugi ka muud olla, mida teha saab. Et ma ei tea, igavad koolitööd, kokkuvõtted mingitest raamatutest. Meil Marju Lauristin on ülikoolis väga ilusti öelnud, et ChatGPT suudab teha sulle sükest keskmisele C-le vastavat mula. Ehk siis see tegelikkuses, eks ole, see sisu, mida ta toodab, see ei ole suurepärane ajuvälgatus, see ei ole midagi, mida hakatakse välja tooma, kui kõik proovisid vaeva näha, aga meil oli siin üks inimene, kes tõsiselt hea asja kirjutas, et see ei saagi see olema ja see ei olegi jällegi asja, et kui sa mõtled, et statistiline mudel üritab sulle anda vastust, mida on kõige rohkem tema treeningandmetes juba näha, sealt ei saa tulla originaalsed ideid, sealt ei saagi tulla midagi, mis sinu ajusähvatusest on magusam. Et keskpärane on see sisu, mis tuleb. Ja hallutsinatsioonid siis on seotud jällegi sellega, et treeningandmed ja on sellised mahud on taga juba, et need ühendused, mida ta erinevate andmestike vahel loob, ei pruugi lihtsalt olla tõesed, aga ta ise võib olla selles väga veendunud. Neid kutsutakse siis hallutsinatsioonideks. Kõige lihtsam väike skeem kah, kuna kasutada siis neid suuri keelemudeleid ja kuna mitte. Kõige loogilisem ja lihtsam vastus on see, et kui sul on kindlalt vaja faktipõhist infot, siis ära parem kasuta. Sellepärast, et selle funktsioon, nagu me ka natukese aja pärast räägime, on pigem abistada kohtades, kus pole vaja kriitilist mõtlemist või väga loovat mõtlemist, vaid abistada sellistes nürimates asjades. Just seesama, et pane sõnu juurde või võta 1000-sõnaline tekst, tee sellest 100-sõnaline tekst, nüüd tee sellest 10 000-line tekst, eks ole. Seda tüüpi asju, kui tõesti on vaja lihtsalt vahtu vähemaks võtta, oskab ta väga hästi. Jällegi, kui sul endal puudub ekspertiis, et aru saada, kas ta ajab sulle jura või mitte, siis kuna hallutsinatsioonid tulevad ka väga veenvalt välja, siis igatahes tasub olla ettevaatlik. Soovitan teil külastada ka seda lehte, There's an AI for that, see on pidevalt uuenev ja mis mulle meeldib ja millega te peate kindlasti olema ka ise ettevaatlikud, on see, et praegu väga suur hulk igasuguseid äppe, mida App Store'ist on võimalik tasuta saada, igasuguseid erinevaid trial versioneid, need põhinevad ju jällegi teie andmete röövimisel, eks, et tegelikult tahetakse lihtsalt saada infot juurde sinna samadesse treeningandmetesse. Kohe, kui te selle äppi alla laete, te ütlete, et võta kõik mu andmed, see on nii tore. There's an AI for that on siis koht, kus neid uusi äppe, extensioneid, programme päriselt ka inimesed testivad, katsetavad ja üritatakse vähemalt siis igasugune sihuke pahavara või taakvara välja tuua, et ei oleks sellist olukorda, et sa tahad ise olla sihuke seikluslik ja midagi uut proovida ja siis kogemata saad endale telefoni näiteks mingisuguse toreda trackeri, mis hakkab pahandusi tegema. Et kokkuvõttes ma loodan vähemalt, et me jõuame ka ühisele nõule, et masinõpe ja tehisintellekt võib absoluutselt olla kasulik. Küsimus on selles, kuidas me seda kasutame. Ja kui te olete kuulnud või näinud inimesi, kes on tohutult mures sellepärast, et keelemudelid rikuvad nüüd kogu maailma ära, eks ole, et noored hakkavad nüüd, ma ei tea, ChatGPT abil kirjutama mingeid esseesid või kokkuvõtted raamatutest, aga äkki võikski nii olla, et äkki need ülesanded, mida aastakümneid on koolides lahendatud,
lahendatud, ei olnudki väga loomingulised, kui on võimalik siis vaevu võrdist targemal keelemudelil see asi, eks ole, ise ka kokku panna. Võib-olla me peame lihtsalt muutma oma mõtlemist ja jällegi mõtlema ikkagi eeskätt ka sellele, et see tehisintellekt toetaks meid igavates asjades. Samamoodi nagu sa ei saa kunagi fitiks, kui sa vaatad ise kellegi teise videoid trenni tegemisest, samamoodi sa ei õpi midagi, sa ei treeni oma ajumusklit, sa ei tekita uusi sünapse oma mõistuses, kui sa tegelikult kogu selle mõnusa ja magusa mõtlemistöö justkui siis annad ära tehisintellektile. Küll aga kui sa oled juba mõelnud ja sul on vaja see mõte saada näiteks teise vormi, selle jaoks on igasugused tehisintellekti lahendused suurepärased. Kui me räägime masinõppest, siis võib-olla üks oluline asi, millest aru saada, ongi seesama koht, et me aina rohkem liigume sinna, et inimesi ei ole enam nii palju sinna vahele vaja. Ehk siis jällegi, kui me mõtleme programmeerimisele, kui me mõtleme sellele, kuidas või mis on selle inimese roll olnud seal varasemalt, eks ole, et siis ikkagi oleks nagu inimest justkui vahele vaja, kes ütleks, et nüüd tee seda või nüüd suuna oma fookus andmestikus sinna ja nüüd klassifitseeri need asjad nii ja naa ja nii. Aga mida siis meil on see süvaõppimine või deep learning võimaldanud, on see, et seda inimest sinna vahele enam tingimata ei olegi vaja, vaid et sa ütled sisuliselt, siin on andmestik 1, siin on andmestik 2, tegutse, kuni sa oled need otsad omavahel kokku viinud ja jõudnud selleni, et sa saad anda mulle selle väljundi. Ja see tähendab ühtlasi seda, et tegelikult lootus on, et need süvaõppimise mudelid suudavad lahendada muu hulgas inimkonda tõsiselt ähvardavad probleemid, kui asi puutub kliimakriisi erinevatesse osistesse, kui asi puutub sellesse, kuidas ja mis mahus ja kust alustada siis näiteks sotsiodemograafilise ebavõrdsuse likvideerimisega. Et te võite juba praegu proovida, ega need keelemudelid oskavad väga head nõu anda selle osas, kui palju raha oleks vaja, et vaesusest lahti saada Euroopas või ainult Eestis või muudes riikides, kui palju raha kulutatakse erinevatele relvadele erinevates konfliktides, siukesed lihtsad andmestikud kokku panna ja öelda, tegelikult oleks mõistlik võtta umbes 1/4 sellest rahast, mida on saadetud, eks ole, erinevatesse sõdadesse relvade näol, panna see hoopis ühiskonda, siis me saaks vaesusest lahti näiteks USA pooltes osariikides. Sellist tüüpi arvutusi on väga hea teha just sellises deep learning või süvaõppimiste algoritmidega, kus andmestik on nii suur, et inimene enam sinna vahele ei mahugi. Et kui Cambridge Analyticast, millest ma enne rääkisin, räägitaksegi kui ühest nagu siis sellisest esimesest suurandmete kaaperdamise ja inimeste profileerimise skandaalidest, et siis võib-olla deep learningu puhul mina ootan kõige rohkem seda, et ta ühel hetkel näiteks on välja mõelnud, mida teha vähi ennetamiseks või näiteks kui te mõtlete geeniuuringutele, siis see, et genoomi järjestusega läks teadlastel nii palju aega ja et nüüd 20 aastaga on geeniuuringud nii palju arenenud, see on väga suures mahus ikkagi ka, tuleb nagu kaaput siis kergitada sellele, et on jõutud siis süvaõppimisega nii kaugele nagu on. Ehk siis enam ei pea programmeerija olema see, kes teeb mingisuguseid igavaid back-end, front-end kodulehe asju, vaid sa võid päriselt minna maailma päästma sellega, et sa töötad välja algoritmilise mudeli, mis lahendab ära väikese probleemi nimega vähk. Nii et lihtsalt kui mõtlete, mida tulevikus teha võiks. Neile, kes tahavad hiljem, kindlasti need slaidid osalejatele saadame ja saate sisse zoomida ja vaadata ka. Aga et võib-olla siis oluline selle masinõppimise juures ongi nagu vahet teha sellel, et on siis seda tüüpi masinõppimist, kus inimene mingites osistes sellest protsessist on ikkagi vahel, et sul on mingisugune protokoll, mille järgi siis hakatakse loogiliselt minema selle masinõppimise protsessiga algusest lõpuni ja et inimene mingisugustel hetkedel kas puhastab andmeid, annab uusi käske, lühidalt inimest on ka vaja. Asi, milleks ei ole inimest enam vaja, on siis unsupervised learning ja see on selles mõttes võib-olla ka see, mida me kõige rohkem näeme enda ümber just sellest algoritmistunud maailmas, eks ole. Et kui näiteks, ma ei tea, meie TikToki feed, seal ei ole ju mingit inimest kuskil enam vahel, aga see hakkab
aina rohkem ühel hetkel meid ühte või teise suunda viima. Kindlasti on siin ka inimesi, kes oma feed'i on täiesti religioosselt üritanud kureerida ja nüüd on nagu saanud selle täiusliku tasakaalu, millest ei taha lahti saada. Täpselt nii, nagu sina inimese ja platvormi kasutajana üritad saada parimat algoritmi, mida võimalik. Täpselt samamoodi see algoritm ise üritab sind õppida tundma nii hästi kui võimalik ja muidugi jälle mitte, et teha sulle head tunnet, vaid et hoida sind võimalikult kaua lihtsalt platvormil koha peal. Ja reinforcement learning on ka väga huvitav. Täpselt see ongi, nagu ta kõlab, ehk siis nagu kõige lihtsamalt öeldes, et ka avastati, et algoritmid töötavad paremini, kui vahepeal kuskil on olemas mingi auhind või kiita saamine või eduelamuse loomine. Nii et jällegi, kui kedagi huvitab see maailm, praegu on päriselt võimalik endale tekitada töökoht, kus sa üritad aru saada, kuidas siis või millist sükest küpsist algoritmi ees peaks siis nagu hoidma, et ta viitsiks võimalikult palju head tööd masinõppimisega teha. See on tohutult huvitav valdkond ja areneb järgmise 10 aastaga. Tõsiselt, see konkreetne esitlus on aegunud poole aastaga kindlasti ja järgmise 10 aastaga, ma arvan, me oleme juba kohas, kus väga palju tüütust igapäevaelust on asendunud sellega, et tänu masinõppimisele meie elu on läinud palju mugavamaks ja võib-olla ka mõned mured ikkagi on lahendatud, milleni inimese aju veel pole jõudnud. Aga kui kokkuvõttes mõelda, et mis see tehisintellekt, me oleme rääkinud, et tegelikult, eks ole, kõige klassikalisemas mõtles praegu öeldakse tehisintellekt ikkagi ühe väga kitsa tehisintellekti osa ehk keelemudelite kohta ja et tegelikkuses see tehisintellekti definitsiooni poolest on ju ka enne selle tehisintellekti plahvatust, mis siin väidetavalt toimunud on. Mina ikkagi arvan, et peamiselt on plahvatanud haip, mitte tehnoloogia ise, aga võib-olla kättesaadavus tõepoolest on siis nagu uskumatul tasemel. Et kindlasti ongi vaja siis aru saada sellest, et ikkagi see ei ole jälle lihtsalt mingi tehisintellekt on mitte mingil põhjusel loodud. Selle eesmärk on alati mitte ainult neid andmeid koguda ja läbi töötada, vaid nende andmete pealt teenida raha, kasumit, teha tooteid, mille eest inimesed maksavad, luua vajadusi firmadele. Nüüd järsku firmade kaupa hakatakse maksma, juba makstaksegi Copiloti eest, makstakse ChatGPT eest. See ei ole lihtsalt hea tegemine, see ei ole maailma päästmine, tegemist on ärimudeliga ja see on ärimudel, mis eksisteerib siin samas maailmas, kus kõik ülejäänud sotsiaalmeedia platvormid ka. Mulle väga meeldib see definitsioon tähelepanumajandus just sellepärast, et see on nii ilmselge, ka muideks juba 70-ndatel hakkasid teadlased sellest rääkima ja see loogika on väga lihtne, et te teate juba kõik väga hästi, et maavarad, jah, ma jälle mõtlen vahepeal inglise keeles, vahepeal eesti keeles, maavarad on meil lõplikud, eks ole, inimesed on parajasti pätti teinud siin viimase 100 aastaga ja otsa korral on peaaegu kõik, vähemalt kõik, mis taastub nii kiiresti, et seda oleks mõttekas pidevalt, eks ole, kaevandada. Aga on siis veel üks siuke ressurss, millega on veel hullem seis ja selleks on inimese tähelepanu. Ehk siis me oleme jõudnud kohta, kus ressurss, mida absoluutselt kuskilt juurde ei tule, aga mida kõik uued äpid, kõik uued platvormid, kõik uued sarjad, kõik tahavad, ongi konkreetselt meie tähelepanu, meie keskendumisvõime, sekundid, meie silmamunasid mingisuguse sisu peal. Ja võt see on päriselt otsakorral. Miks on tulnud näiteks kogu see binge watching? See on ju ka reklaamitrikk, see on põhjusega tulnud, et kui sellel ajal, kui oli, eks ole, veel kombeks teha seriaale, kus iga nädal tuleb uus osa ja oli vaja turundada seda, siis oli väga nagu levinud see, et nüüd sa tuled iga laupäev, vaatad seda mingit seriaali ja see on nagu siis, et seda samamoodi turundati kui mingi eraldi teemana. Nüüd on binge watching, sõbrad tulevad kokku, te ei suuda 12 tundi Netflixi kinni panna. See kõik on tegelikult seotud sellega, et proovitakse võimalikult palju minuteid su tähelepanu saada. Või näiteks ma võin kinnitada, et sellist asja, et sa võtad endale videolaenutusest kasseti, kerid selle tagasi ja siis hakkad filmi vaadates midagi muud tegema. Me ei harrastanud seda 15 aastat, 20 aastat tagasi. Paljuski ka sellepärast, et see nõudis nii palju vaeva, et see magus meelelahutus üldse kätte saada versus kui palju inimesi te teate, kes ei näpi oma telefoni mingisuguse seriaali või filmi
filmi vaatamise ajal. Me oleme kardinaalselt muutunud. Meie oleme juba ise muutunud tänu sellele, et algoritmid ja masinõppimine on nii hästi aru saanud, kuidas siis seda puudulikku ressurssi nimega tähelepanu meilt välja meelitada. Ehk siis kokkuvõttes tuleb natukene ennast ka süüdistada. Ei saa lihtsalt öelda, et tuli uus tehnoloogia, nüüd on kõik pekkis. Ei ole niimoodi. Meie ise oleme ka natuke vastutavad. Meil on võim asju teha teisiti. Me lihtsalt valime iga päev näiteks tegeleda õõvarullimisega, mis on väga armas eestikeelne sõna doomscrollingu kohta. See kõik, et see on ka jälle mingisugune sotsiaalne norm, mis on justkui normaliseeritud. See on kõik ju tegelikult jälle kasulik rahaliselt kellele? Sotsiaalmeedia platvormidele. Kõik on osa sellest samast majandusmudelist, kus tähelepanu on kõige keskmes. Ehk siis kui me mõtleme sellele, et meil on praegu kriis inforuumis või meil on kriis tehisintellektiga, siis tegelikult paljuski me jõuame sinna ühte ja samasse kohta tagasi välja. Et meil on korraga tulnud palju tehnoloogiaid, mis võimendavad info levikut tohutult kiireks ja võimestavad hääli, mida võib-olla 15-20 aastat tagasi olekski olnud kuulda. Ja teistpidi on siis meie ajud jõudnud nüüd siis siuksesse kohta, kust enam nagu mahtu juurde ei tule. Et kui te tunnete, et kui te hakkate magama minema ja teie viimased 2 ajurakku löövad high five'i, kui olete 2-tunnise õõvarullimise lõpetanud kuskil, ma ei tea, Instas, TikTokis, mis iganes meeldib, siis see tunne on kõigil. Me kõik oleme kognitiivselt ülekoormatud sellest info hulgast, mis meie ümber on. Ja see on loomulikult üks suur aluspõhjus ka sellele, miks siis on nii, et tohutus hulgas valeinfot näiteks saab levida. Küsimus ei ole selles, et meil puudub kriitiline mõtlemine. Küsimus on selles, et me ei keskendu piisavalt kauaks, et üldse kaasa mõelda. Meist on saanud siuksed zombid, eks ole. Kui palju on näiteks sotsiaalmeedia trende, millega teie olete nõus mitte kursis olema? Ma olen püüdnud vastu panna, aga ma ei tea, very demure, very mindful oli minul kui TikToki mitte kasutajal 2 päeva pärast originaalvideot täpselt samamoodi igas feedis Instagramis, igas feedis Facebookis ja nii edasi. Ehk siis see küsimus ei ole platvormis isegi. Need trendid on justkui seotud sellega, et krooniliselt pidevalt online olemine on eraldi siuke sotsiaalne norm ja algoritmid pushivad kõigile täpselt samu asju. Või näiteks proovige oma sõpradega, kellega teil on erinev muusikamaitse, Spotify, Discover Weekly või otsige Spotify's on siuksed asjad nagu Dailist. Jälle algoritma teid tundma õppinud, paneb teile kokku individuaalse listi. Teil korduvad seal laulud, sest see küsimus ei ole ainult selles, et me pakume sulle parimat personaliseeritud sisu. Küsimus on selles, kes maksab selle eest, et saada näiteks miljardi inimese soovituslisti. Ja need inimesi on loomulikult, kes maksavad. Neid suured muusikafirmad Universali sarnased kindlasti maksavad. See oleks ju rumalus, kui nad seda ei teeks. Üks asi, millest tuleb veel aru saada, on see, et see info hulk ja see infovoog, mis mitte et kunagi räägiti, kujutate ette näiteks, et 80-ndatel öeldi, et noorte ajud kärssavad ära, sest nad vaatavad päevas mingi 4-5 tundi MTV-d. Nüüd me oleme kõik hommikul silmade avamisest kuni õhtul tuttu minekuni oleme mingisuguses seadmes, mingit moodi meie aju saab jälle nagu igast suunast dopamiin, kohutav asi, dopamiin ja nii edasi. Et siis see kõik on nagu hästi kiiresti muutunud ja loomulikult inimeste ajud ei suuda evolutsiooni nii kiiresti teha, ehk siis tõenäoliselt asi läheb veel natuke halvemaks, enne kui ta läheb paremaks. Mida kindlasti on juba näha ja mida tuleb aina rohkem, on see, et sellist asja enam ei juhtu, et on mingi üks sotsiaalmeedia platvorm, nagu Facebook circa 14 aastat tagasi oli, mis teeb nagu nii tohutu võidukäigu, et järsku siis enamik maailma kasutab. Tõenäoliselt järjest rohkem ikkagi killustume. Tõenäoliselt järjest rohkemad inimesed siis selle nagu strateegiana, et saada nagu toime tulla selle hullu info hulgaga, kes hakkavadki näiteks ütlema ühel hetkel, nagu mina, et nüüd tuli uus platvorm, millega ma enam liituda ei viitsi. Mul on suva, et seal on magusamad kraami kui kunagi varem.
ma ei viitsi kaasa joosta. Mõndadel tuli see limiit juba väga ammu ette, mõndadel tuleb hiljem ja kindlasti hakkab järjest rohkem olema ka seda, et käibki siis siuke nagu kapseldumine. Et praegu näiteks, ma ei tea, kui te mõtlete Telegramile, mõndadele tulevad pähe sõjast, Ukraina-Venemaa sõjast rääkivad kanalid, teistele tulevad pähe mingid robotid, kes narkootikume müüvad, et meil nendel samadel platvormidel võivad olla ka väga erinevad kogemused, sellepärast, et see kõik on nii eraldi üksteisest, et ei ole enam niisugust ühte suurt kohta, kus korraga vanaema ja lapselaps postitavad storysid nagu Facebook. Soovitusalgoritmidest ma olen täna juba palju rääkinud, aga oluline asi, mida rõhutada, on see, et sa ei peida algoritmi eest midagi, sest algoritmil ei ole tundeid ega loogikat, algoritm ei ürita viisakalt hoida sinu privaatsust. Kui piltlikult öeldes sa käid tualetis ja võõras inimene avab ukse ja enamasti teeb oih, siis algoritm mitte kunagi ei tunne kuskil häbi. See kõik on lihtsalt infoühik 1 või 0, mis läheb sinu digitaalsesse profiili ja tõesti, ta tunneb sind paremini kui sa ise, paremini kui su pere, kui sa hakkad näiteks nägema järjekindlalt iga päev väga depressiivset sisu, siis sinu loogika peaks ütlema appi, kui mulle meeldib siukses mahus vaadata depressiivset sisu, et mu algoritm soovitab seda mulle rohkem ja rohkem, siis kas A, ma peaksin nüüd kellegiga rääkima sellest, B, kustutama ära oma algoritmi eelistused. TikTokis on ju võimalik täiesti ära tühjendada see, et sa saad uuesti nullist alustada või C, tegema üldse sotsiaalmeedia pausist näiteks mõneks ajaks. Ehk siis tuleb mõelda sellele realistlikult ikkagi, et siukest asja, et ma nüüd varjan väga osavalt mingit infot. Te võite alla laadida, Meta näiteks pakub võimalust nii Facebookist kui Instagramist minu arust saab alla laadida datapakke. Kui te panete otsingusse My Data Pack on Facebook, on Instagram, on TikTok, mis iganes, siis teil on see täitsa võimalik tänu Euroopa Liidule ja regulatsioonidele peaasjalikult. Ma ei tea, kas Facebook peab teadma, mitu korda ma öösel kella vaatan oma telefonil või kas Instagramil on oluline see, et isegi kui mul Instagrami äpp kinni on, ta fikseerib kogu aeg minu asukohta või kas WhatsApp peab teadma, kes mulle helistab, isegi kui ta ei helista mulle WhatsAppi äpi kaudu, vaid lihtsalt telefonile. Me oleme kõik andnud väga palju lubasid, see on paratamatus. Küsimus on selles, et hoida ennast kursis ja võtta kõik niisugused load maha, mida sul nagu hädavajalikult vaja ei ole. Sul ei ole vaja, et igal äpi oleks ligipääs su mikrofonile. Ainult need äpid, millega sa helistad või voice teed, peaksid su mikrofonile ligi saama. See kõik tundub nagu väga loogiline, aga tegelikkuses paljud meist lihtsalt ei viitsi sellega tegeleda, sest neid äppe on nii palju. Ja jällegi, kui kellelgi täna õhtul igav on, minge ja andke siis mõnele keelemudelile käsk, et mul on 15 minutit, tahaksin teha nii, et tahaksin saada suuremat kontrolli selle üle, kuidas teised äpid minu andmeid kasutavad, mis soovitusi annad. Tõenäoliselt ta küsib, mis telefon sul on või kas sa tahad seda teha mingisugusest tahvlist või mis iganes ja tee paar sammu, kohe hakkab parem tunne. Oluline on aru saada sellest, et see, kuhu meid need algoritmid on viinud me ikka paralleelreaalsusesse mõnes mõttes. Kui üldse kaks mõistet siit võib-olla kaasa anda, siis filtrimull ja kõlakamber seda on. Kõlakamber on midagi, mida me tekitame päris elus või nagu väljaspool digiplatvorme ka. Näiteks sina ja su sõbrad, su lähimad sõbrad räägivad omavahel, ma ei tea, mingist spetsiifilisest spordist või mingist spetsiifilisest accountist kuskil sotsiaalmeedias ja sellest teised inimesed, kes võivad olla sugu sama vanad, käia sugu samas koolis, aga mitte sinuga rääkida ega hängida, ei räägi. Nad räägivad muudest asjadest. Ehk siis see kõlakamber kui see, et sa nagu mõtled ja räägid asjadest oma sõpruskonnas, mis siis arvad ise, et küllap kõik teised räägivad samadest asjadest, aga tegelikult ju nii ei ole. Ja sellega jällegi, kuidas sellele vastu hakata, on see, et ära bloki kõiki näiteks siis ära, kes sinuga teistmoodi mõtlevad või suhtle ka inimestega, kes kogu aeg ei ole sinuga nõus. Võib-olla on see suisa arendav vahepeal, kui sa saad vaielda kellegagi, kelle kohta sa mõtled, et ma ei saa aru, kust su vaated tulevad. Sellepärast sa ei saagi aru, et see kõlakambri tekitamine käib meil nii offline'is kui ka online'is. Ja filtrimull on siis väga konkreetselt algoritmide tekitatud mull. Ehk siis iga kord, kui see soovitusalgoritm näitab sulle mingisuguseid videoid, mis ta arvab, et sulle meeldib, siis ta jätab ka mingid videod näitamata. Ja see tekitab siis siukse struktuurse mulli, mida sina ise ei näe, sest
sest et pange tähele, mitte ükski algoritm ei ole nende platvormide puhul kõigile justkui nagu avatud, et vaata nüüd, mida algoritm sinu kohta teab. See kõik on ärisaladus, eks ole, aga olge kursis ja saage aru ja proovige sõpradega koos järgi. Te elate teistsugustes inforuumides, isegi kui te üksteisele kogu aeg meeme saadate ja tundub, et need meemid kattuvad, siis kokkuvõttes, kui te vaatate seda kõike muud ja suurt pilti, me kõik arvame, et meil on ühesugune pilt ees, tegelikult see sugugi nii ei ole. Annaks natukene kaasa ka hoiatusi, ma lubasin umbes seda pooleks teha, aga tegelikult jah, vist on natuke rohkem pigem olnud seda, et katsetage ja mõelge ja saage aru, et see toimub kõik nii või naa. Küsimus ei ole, kas sa võitled vastu, küsimus on, mida sa selle teadmisega teed. Mõned on üritanud vastu võidelda. Ma arvan, et teie vanuses võiks küll veel meeles olla, kes on ludiidid, ehk siis kui oli industriaalne revolutsioon, siis olid ju täitsa olemas inimesed, kes läksid ja hakkasid märatsema nende erinevate masinate kallal, mis tegelikult tol ajal, olgem ausad, vabrikus iga uus masin on olnud õnnistus suhteliselt, on ju, et sellist asja, et on tulnud mingi masin, mis väga ebaõiglaselt võtab ära töö, see on ju ka tohutult aidanud kaasa tööohutusele ja nii edasi, aga ludiidid tõesti ründasid vabrikuid ja masinaid öeldes, et et peaks siis jääma nagu alles siis käsitöölise ja eksperdi ja spetsialisti poolne loodud kraam. No ühtepidi loomulikult arusaadav tolles ajas, aga teistpidi, kui me nüüd vaatame ja mõtleme, kas see ei olnud natuke nagu mingi ookeani lainete vastu rusikaga löömine, lõpeta, eks ole, et mõned suured hoovused ja muutused on nii suured, et meil ei ole mõtet vastu võidelda. Selle asemel, et küsida, kuidas vältida masinõppimist või tehisintellekti oma igapäevaelus, küsi endalt, kuidas ma saan oma elu sellega mõnusamaks või mugavamaks teha. Ja et kui te tulete ülikooli, siis me räägime sellest ka natuke rohkem süvitsi läbi tehnooptimismi ja tehnopessimismi prisma, mis täpselt nii, nagu ta kõlab, täpselt nii loogiline ongi, sõltuvalt sellest, kui palju sa üleüldiselt usaldad uusi tehnoloogiaid, sõltuvalt sellest tuleb ka siis tõenäosus, kas sa üldse katsetad mõnda uut tehnoloogiat piisavalt kaua, et aru saada, kas see on kasulik või see on lihtsalt suvaline jura. Üks asi veel, mis kaasa anda, tehisintellekti tuvastamine on hetkeseisuga skämm. Ärge siis palun seda uskuma jääge, isegi kui teile seda kuskilt peale surutakse. Sellepärast, et see on põhimõtteliselt 50-50, kas ta tuvastab õigesti või mitte. Kui sina võtad, paned silmad kinni, teed iini, miini, maini, mõu ja mõtled, kas see võib olla tõsi, nagu siis inimese genereeritud, või siis AI genereeritud, see on umbes sama tõenäosusprotsendiga. Ja järgmisel korral me räägime natukene pikemalt ka sellest, et mis need siis algoritmindusega kaasnevad ohud võivad olla, kuidas neid ka vältida ja kuidas siis ise ikkagi kasutada neid tööriistu niimoodi, et oleks siis nendest mingisugust kasu ja mõnu ka. Täna ma lähen lihtsalt julgelt edasi sellest, mis ma järgmiseks korraks jätan ja võtame kokku siis selle, et esiteks me saime teada ja loodetavasti jätame meelde, et me ei pea muretsema hetkel selle pärast, et kuskilt tuleb ChatGPT inimvormis ja hakkab ütlema, et sina ei öelnud mulle palun, seega nüüd sa saad, on ju. Me ei ole üldse seal maal. Tegemist on keelemudeliga, tegemist on abitöölisega ja kui me üldse tahame saada mingisugust kasu sellest, siis proovime kõige igavamad, tüütumad, siuksed asjad, mis sa annaksid oma kõige totumale sõbrale välja mõelda. Kindlasti ärge mõelge, et tehisintellekt saab teha teiega võrdset mõttetööd. Ta võib olla siis need keelemudelid siukseks nagu abimeheks natukene. Kindlasti jätame ka meelde selle, et kui sa ei saa aru, mis andmestiku pealt need keelemudelid töötavad või mis loogika pealt see kõik käib, siis võib-olla tõesti ei tasu kasutada, sellepärast et nad on kahjuks niivõrd suuri vigu, väga veenvalt jura ajavad, ütleme siis mudelid, et kui sa täpselt ei saa aru, ära usalda pigem, lihtsam on niipidi. Mina soovitan ikkagi teha endale selgeks, minna guugeldada, lisa, mõelda juurde ja leida siis mingisugused üksikud asjad. Näiteks mina kasutan tehisintellekti, kui tahan sünnaluuletusi kellelegi saata või kui ma tahan kirjutada väga ebaviisakad emaile ja siis ma lähen ja ütlen, palun kirjuta see viisakas toonis ja siis läheb ilusti siuke jutt välja, nagu töö juures peab. Tasub meelde jätta ka selle, et igal pool algoritmid juba teavad, mis teile meeldib poest osta, mida teile meeldib guugeldada, kõik teie salajased fantaasiad kuskil algoritmile on teada ja see ongi okei. Proovige lihtsalt leida see kuldne kesktee, ärge nüüd päris nagu kamalaga ja tasuta ka kõike oma andmeid ära andke.
Ja ausus on väga oluline koht. Järgmine kord toon välja ka mõned kohad, kus te saate spikritena siis võtta natukene, ülikoolid on mõelnud rohkem sellele, kuidas see tehisintellekti kasutus käib. Oluline on meeles pidada, et tuvastusvahendid on hetkeseisuga jura ja kõige suurem osa tehisintellekti kasutamisel ja kõige suurem vastutus ongi ikkagi sinu kätes. Ja me räägime ka mõnest hoiatavast juhtumist, mis siis saab, kui sa ütled, sa oled tehisintellekti kasutanud, sa töötad näiteks mõnes suures tehnoloogiafirmas, mis halvim on, mis saab juhtuda ja mis on parim, mida sellega teha saaks siis 14–18-aastased noored, nagu meil siin täna koos olid. Vot nii, minu poolt tänaseks kõik ja kohtume juba mõne nädala pärast uuesti.